Tervist! Aitäh kõigile, kes on kohal ja ma loodan tõesti, et meil on ka vaatajaid hiljem veebis. Tegemist on siis Eesti Arhitektide Liidu järjekorras juba teise kliimaseminariga. Ja võib-olla taustaks, et miks üldse selline teema, et mul on väga hea üleminek, et tulen just Ülemistest, kus siis toimub Rail Balticu teemaline konverents ja räägitakse liikuvusest ja raudteeühendustest ja mulle tundub, et see on suurepärane, et ka me Arhitektide Liiduna tegeleme kliimateemadega, siis eelkõige Jüri Sooläpi eestvedamisel. Miks või mis see taust on, et võib-olla siin tasub ka välja tuua see, et siis Euroopa Komisjon Ursula von der Leyeni eestvedamisel on siis alla kirjutanud roheleppele, mille eesmärk on siis kliimaneutraalsus aastaks 2050, mis on suhteliselt ambitsioonikas plaan, et ühtepidi käsitleb see siis seda, et kuidas me peaksime oma looduskapitali säilitama, aga kuidas ka tulevikus paremini meie majandusse integreerida kõik ringmajanduse põhimõtted ja nii edasi. Ja ma arvan, et see on ülioluline, et meie arhitektidena selle teemaga tegeleme, sest siin ei ole lihtsaid lahendusi ilmselgelt, kuigi sellised suured eesmärgid on vastu võetud. Ja võib-olla siin saakski kohe tuua näite siis eelnevalt konverentsilt, et ühelt poolt see kliima on selline väga pika vaate teema, aga teistpidi on meil võib-olla väga lihtsaid lahendusi, mida teha annaks. Mul on omast käest nüüd 2. Kõigepealt see, et tulin rattaga just Ülemiste Cityst, siis Tallinna kesklinna mere ääres. Nagu näete, mu otsaesine leemendab ja vahepeal oli mul tunne, nagu ma oleksin Moskvas, sest et kui ma hakkasin siis Ülemiste raudteeviadukti alt läbima seda teekonda, kus on kõnnitee laius täpselt 2 kohvri laiune ja mulle tuli vastu siis härrasmees 2 kohvriga, kes tahtis minna lennujaama ja tema taga oli lapsevanker, aga mina olin rattaga, väga selline kliimaneutraalne mina, siis tegelikult ilmnes see, et ei ole midagi muud teha, kui hüpata lihtsalt sinna liiklussõlme autoteele, sest tegelikult mingid väga lihtsad lahendused meil Tallinna linnas ja ma ütleks Eestis üldse ei ole veel ellu jõudnud. Loodame, et läheme sinna poole. Teine näide, mis ilmnes siis sellelt Rail Balticu seminarilt, oli seal üks, kohe ütlen nime ka, selline rongiaktivist, Briti päritolu, mulle tundus John Worth, kes näitas meile näiteks, et Valka, ühesõnaga, kui tahaks minna Riiga rongiga, siis täna on see nii, et rong väljub Tallinnast hommikul väga vara, see oli kella 8 paiku, võib-olla oli veel varem. Rong jõuab Valka peale 11, aga siis Valgast Läti liin läheb välja peale kella 3 ja kui me nüüd mõtleksime, et me tahaksime jälle olla väga tublid ja kliimaneutraalsed, siis kas päriselt hakkab keegi valima rongiühendust Tallinna ja Riia vahel, kui ei ole suutnud 2 riiki isegi rongigraafikutes kokku leppida. Et ühesõnaga sellised väiksed vahemärkused. Ja ma võib-olla selle kliimaseminari sissejuhatuseks ütlekski nii, et ma väga ootan tänaseid ettekandjaid. Ma arvan, et täna ma rääkisin praegu siin liikuvusest, aga ma saan aru, et meil tuleb teemasid nii fosforiidist mereäärteni ja ma arvan, et need ei ole vähem tähtsad teemad, mida me peaksime arhitektidena analüüsima ja nendest aru saama. Ja eks on ka arusaadav see, et kõik need otsused, mida me täna teeme või need otsused, mida me täna ei tee, kajastuvad meie ruumis, kui mitte 15 aasta pärast, siis 20-30 aasta pärast kindlasti. Nii et ootan huviga ja annan sõna Jüri Sooläpile.